tere tulemast tagasi saatesse Tõetelg. On olnud pöörane nädal koos uskumatult põneva JNS-i iga-aastase poliitikakonverentsiga, aga nüüd oleme taas stuudios. Ja ilmselgelt on praegu suurimaks teemaks see kohutav vastastikuse mõistmise memorandum. Selle memorandumiga on palju valesti ja samuti on Ameerika poole läbirääkija J.D. Vance väga naiivne. Aga enne kui me sellesse süveneme, tahan ma teile näidata selle memorandumi 5 põhiprobleemi, mida peate mõistma. Esimene probleem on see, et režiim suutis edukalt laiendada läbirääkimiste ulatust. See on klassikaline Iraani läbirääkimisstrateegia. Ameerika Ühendriigid alustavad konkreetse eesmärgiga, antud juhul tuumaprogrammiga. Seejärel püüab režiim muuta kitsad läbirääkimised laiapõhjaliseks. Äkitselt ei räägita enam algsest probleemist. Jutt käib hoopis sanktsioonidest, energiaturgudest, piirkondlikust julgeolekust, ülesehitustööst, Liibanonist. See puudutab kõike muud peale selle ühe asja, millele algselt oleks pidanud keskenduma. Teade J.D.le. See ei ole võit, kui panna islami režiim läbirääkimistele, kui nende merevägi ja õhujõud on juba hävitatud. Režiim teab, et kui läbirääkimised laienevad, kasvavad ka võimalused järeleandmisteks ja just nii veavad nad J.D. Vance'i ninapidi. See toob meid teise probleemini, vastastikuse mõistmise memorandumi juures. Administratsioon esitleb läbirääkimiste jätkamist, mille nimel nad tegid tohutuid järeleandmisi, vabastades külmutatud varasid ja andes naftasanktsioonidele erandeid. Nad esitavad seda kui edu iseenesest, kuid läbirääkimised ei ole eesmärk. Eesmärk oli takistada režiimil tuumarelma hankimist. Kui USA kehtestas blokaadi ja viis režiimi sisuliselt pankrotti, otsustas USA tänu selliste inimeste nagu J.D. Vance juhtimisele loobuda oma enda mõjutusvahenditest. Inimesed, kes põhimõtteliselt ei mõista seda režiimi. Ei usu mind, vaata ise. 47 aastat on see riik olnud meie jaoks pinnuks silmas. See on olnud omamoodi probleem nii demokraatide kui ka vabariiklaste valitsuste jaoks. Kõige lahedam asi viimaste nädalate jooksul saavutatud edusammude juures on see, et sa näed Iraani süsteemi sees inimesi, kõrgeid juhte, isegi Iraani revolutsioonilise kaardiväe ametnikke ütlemas, tead mis? Meil võib olla teatud vaenulikkust, meil võib olla teatud usaldamatust, aga me tunnistame, et viis, kuidas me oleme 47 aastat Ameerika Ühendriikidega asju ajanud, on olnud viga. Proovime midagi muud. Me kontrollime seda loomulikult, aga me oleme kindlasti valmis midagi muud proovima, kui nad sellest kinni peavad. Tõesti, J.D., sest ma olen üsna kindel, et režiimi arvukad rünnakud kaubalaevadele Hormuzi väinas juba sel nädalal on täielikus vastuolus vastastikuse mõistmise memorandumiga ja annavad hoopis teistsuguse pildi. Või, ma ei tea, võiksid arvestada ka režiimi ametnike arvukaid hullumeelseid avaldusi, kus nad vannuvad hävitada mitte ainult Iisraeli, vaid ka Ameerika Ühendriigid ise. Või sinu läbirääkimispartneri Mohammad Khalibafi kommentaare, kes ütles selgesõnaliselt, et president Trump ja tema perekond on atentaatide sihtmärgid. Või ekspertide kogu, mis kinnitas eile taas, et peaminister Netanyahu ja president Trump on atentaatide sihtmärgid. Ja see on organ, mis valib ajat olla ise. Aga igatahes, ma kaldun kõrvale. Ma tahan olla väga selge. Läbirääkimiste jätkumine veel 60 päeva ei ole võit. See on veel 60 päeva läbirääkimisi. Ja ometi esitleb Valge Maja seda sõna otseses mõttes kui rahulepet. Võib-olla Neville Chamberlaini stiilis rahu meie ajal leping. Kes oleks arvanud, et kui president Trump ütles tingimusteta alistumine, pidas ta tegelikult silmas Ameerika Ühendriikide alistumist. Aga kindlasti oli sellel põhjus, eks? Peale vahevalimiste ja Ameerika avalikkuse fantaasiarikka arusaama, et Islamivabariik ei kujuta neile ohtu, mida sai Ameerika Ühendriigid nende järeleandmiste eest vastu. Hormuzi väina ajutine taasavamine, mis oli enne sõja algust niigi avatud ja nüüd tahavad nad selle eest ka raha küsida. See ei ole tugevuse märk. See on olukord, kus teine pool mõistab, et Washington tahab kokkulepet nii väga, et on valmis maksma veelgi rohkemate läbirääkimiste eest. Kolmandaks peame rääkima sellest Hormuzi väinast. Hormuzi väin ei pidanud kunagi olema probleemiks. Probleemiks oli tuumaprogramm, kuid nüüd käsitletakse režiimi tekitatud kriisi kui vara, mida režiim saab kasutada järeleandmiste vastu vahetamiseks. Just nii toimibki pantvangi diplomaatia. Sa lood probleemi, muudab selle probleemi kulukaks, pakud võimalust selle probleemi kulusid vähendada ja ootad siis midagi vastu. Jällegi, see ei ole Ameerika Ühendriikide jaoks võit. See on tõend sellest, et läbirääkimised on liikunud territooriumile, mille on valinud ainult režiim. Ja siis tuleb Liibanon, mis on 4. punkt vastastikuse mõistmise memorandumis, kus üks peamisi nõudmisi on see, et Iisrael lahkuks täielikult Liibanonist, välja arvatud see, et Iisrael ei osale nendes läbirääkimistes ja Iisrael ei olnud see, kes Liibanoni puhul vaherahu esimesena rikkus. Hezbollah on rünnanud Iisraeli iga päev ja Iisrael on tegutsenud enesekaitseks.
Ärgem unustagem fakti, et Hezbollahi relvastatud kohalolek Liibanonis on iseenesest rahvusvahelise õiguse rikkumine ÜRO resolutsioonide 1559 ja 1701 kohaselt. Miks siis peaks USA Hezbollahi püsimajäämisele Liibanonis katet pakkuma, kui tegemist on terrorirühmitusega, kes vastutab sadade Ameerika sõdurite surma eest? Veelgi enam, miks Ühendriigid üldse Iraani islamirežiimiga Liibanoni teemal läbi räägivad? Liibanon on suveräänne riik ja rahvas on rohkem kui kunagi varem palunud Hezbollah välja saata. Liibanoni valitsus peaks otsustama, mis toimub Liibanoni piirides, mitte Iraani mullahid. Ja ometi käsitleb see kokkulepe valitsuse poolt režiimi, mis koloniseerib ja okupeerib Liibanoni Hezbollaha kaudu, kui otsustajad nii Liibanoni kui ka Iisraeli julgeoleku küsimustes. See on eriti irooniline, kui arvestada, et üks selle vastastikuse mõistmise memorandumi nõuetest oli ka USA kohustus mitte sekkuda Iraani siseasjadesse. Isegi kui hukkamised ja rängad inimõiguste rikkumised jätkuvad, isegi pärast enam kui 40 000 Iraani meeleavaldaja tapmist ilma igasuguste tagajärgedeta režiimile, öeldakse meile, et režiimi piirkondlikku võrgustikku tuleb piirata. Meile öeldakse, et nende destabiliseerivad tegevused tuleb peatada. Ja siis anname neile koha läbirääkimiste laua taga, et arutada teise riigi tulevikku, mida nad juba õõnestavad. See ei vähenda režiimi mõju. See on sellele alistumine ja siis on veel raha. Raha on see, kus kogu see asi tõesti rööbastelt maha läheb, olles 5. näide sellest, mis selle vastastikuse mõistmise memorandumi juures väga valesti on. Kui kõrvale jätta kogu propaganda ja manipulatsiooni, mida oleme Valgest Majast näinud, siis leiame raamistiku, mis liigub suurema majandusliku leevenduse suunas režiimile, mis pole oma käitumises midagi põhimõtteliselt muutnud. Nende hulka kuuluvad naftaeksport, sanktsioonide leevendamine, külmutatud varade vabastamine ja kõige erakordsemana kõigist väidetavalt $300 miljardi suurune ülesehituskava. See on enneolematu ulatusega alistumine, mis on maailmale märksa halvem kui JCPOA. Ameerika Ühendriigid näitasid sõna otseses mõttes just oma valmisolekut jõudu kasutada selle režiimi vastu, sest nad peavad seda režiimi piisavalt ohtlikuks, et ohustada rahvusvahelist julgeolekut. Aga nüüd tahavad nad neid taas rahvusvahelisse kogukonda lubada, kuigi pole toimunud ei režiimi muutust ega käitumise muutust. Viimati, kui me seda proovisime, kasutas režiim need 6 miljardit, mille Obama neile andis, et kavandada selliseid asju nagu 7. oktoobri veresaun. Täpsustuseks, nagu on kinnitanud mitmed režiimi ametnikud, isegi sel nädalal ei ole režiim oma ideoloogiast loobunud ega terrorismi toetamist lõpetanud. Vastupidi, see ei ole lõpetanud teisiti mõtlejate hukkamist, see ei ole lõpetanud naiste rõhumist, see ei ole lõpetanud pantvangide võtmist, see ei ole lõpetanud oma käsilasrühmituste rahastamist. See ei ole maksnud hinda aastakümnete pikkuse piirkondliku vägivalla eest. Ja ometi arutame me nüüd $300 miljardi suurust ülesehituskava. Milleks? Selleks, et jätkata rääkimist, selleks, et jääda läbirääkimiste laua taha. Kui see teave vastab tõele, siis on see üks erakordsemaid näiteid sellest, kuidas läbirääkimispositsioon on Ameerika Ühendriikidelt otse Islamivabariigile üle antud. Tõenäoliselt üks silmapaistamaid, mida me kunagi näinud oleme. Ja tegelikult läheb asi veel hullemaks, sest asi ei ole ainult rahas, asi on stiimulites. Aastaid on Ameerika Ühendriigid õigesti kirjeldanud Islamivabariiki kui režiimi, mis vastutab hukkamiste, piinamise, terrorismi, repressioonide ja oma enda rahva süstemaatilise väärkohtlemise eest. Mitte miski sellest ei ole muutunud, JD. Mis muutus, oli Washingtoni meeleheide kokkuleppe saavutamiseks. Ja kui see soov muutub avalikult nähtavaks, muutub ka läbirääkimiste protsess, sest režiim saab teada, et piisavalt kaua vastu pidades võib saavutada sanktsioonide leevendamist, majanduslikku kasu, diplomaatilist tunnustust ja isegi uusi järeleandmisi. Ja just seda annabki JD Vance neile. Võimaluse ümber rühmituda, saada järeleandmisi ja valmistuda uueks konfliktiks. Keegi administratsioonist ei ütleks, et nad tahavad julgustada inimõiguste rikkumisi, kuid välispoliitikat ei hinnata kavatsuste, vaid stiimulite järgi. Ja siin loodud stiimulid peaksid muretsema panema igaüht, kes hoolib Iraani rahvast või ülemaailmsetest inimõigustest, mis viib meid memorandumiga seotud peamise probleemini, heidutuseni. Me peame rääkima sellest, millise sõnumi see memorandum saadab USA liitlastele, sest piirkonna USA liitlased jälgivad kogu seda protsessi väga hoolikalt. Nad jälgivad, mis juhtub pärast seda, kui USA loob endale mõjuvõimu. Ja nad jälgivad, mis juhtub siis, kui konflikt muutub Ameerika Ühendriikide jaoks poliitiliselt ebamugavaks. USA näitab oma liitlastele Pärsia lahe piirkonnas, samuti Taiwanile, Ukrainale ja kõigile väiksematele demokraatiatele, et kui miski muutub Ameerika Ühendriikide jaoks poliitiliselt ebamugavaks, visatakse nende väärtused aknast välja. Ja sama kehtib ka nende riikide kaitsmise kohta selliste pahatahtlike tegijate eest nagu Iraani Islamivabariik. See annab sõna otseses mõttes rohkem võimu diktatuuridele nagu Hiina ja Venemaa.
ja ausalt öeldes ohustab see ka Ameerika Ühendriike, sest see tõestab teistele suurriikidele, et neil puudub julgus või tahe end isegi kaitsta. Lõppude lõpuks on Islamivabariik juba aastakümneid ideoloogiliselt Ameerika Ühendriikidesse imbunud, et kahjustada riigi moraali ja sotsiaalset sidusust. Tundub, et nad on vähemalt osaliselt selles ka edukad olnud. Sõnum, mille USA liitlased möödunud nädalast kaasa saavad võtta, on väga kahjulik. USA võib alustada vastasseisu ühe küsimuse pärast ja lõpuks teha järeleandmisi 10 teises küsimuses. Ameerika võib olla rohkem pühendunud läbirääkimiste protsessile kui nendele eesmärkidele, mis läbirääkimisi üldse õigustasid. Miks peaks ükski riik Ameerikale lootma, kui nad niimoodi käituvad? Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Saudi Araabia ja Iisrael visatakse kõik bussi alla lääneliku õhulossi nimel, mida ajavad kompromiteeritud Valgemaja ametnikud nagu J.D. Vance ja Steve Witkoff, kes naiivselt usuvad, et islamirežiimil on tegelikult huvi normaalsete suhete vastu maailmaga. See ei ole rahu läbi jõu ning see ei ole välispoliitika, mida president Trump lubas. See pole kindlasti ka see standard, mida ta ise oma eelkäijatele rakendas. Ükski patriootlik ameeriklane, kellele läheb korda Ameerika tulevik, ei tohiks selle vastastikuse mõistmise memorandumiga nõustuda. Nüüd tahan ma sellesse teemasse veidi sügavamalt süüvida, sest ideoloogilisest vaatenurgast on siin mängus üks sügavam probleem, millest ma soovin rääkida. Üks kõige ohtlikumaid ideid, mis praegu Valgemaja teatud ringkondades levib, on just see. Kui Islamivabariigile antakse rohkem ressursse, rohkem sanktsioonide leevendusi, suurem ligipääs ülemaailmsetele turgudele ja rohkem majanduslikku hingamisruumi, siis see kuidagi muudab nende käitumist mõõdukamaks. Teooria seisneb selles, et kui režiimil on rohkem kaotada, muutub ta mõistlikumaks, kuid me oleme seda teooriat juba katsetanud. Ja tulemuseks ei olnud mõõdukus. Tulemuseks oli rohkem raha samale režiimile, kes jätkas sama ideoloogia järgimist läbi samade terrorivõrgustike. Miks Valdemaja tegeleb selle hullusega, proovides jälle sama asja? Mitte ainult seda, vaid miks Valge Maja tegeleb psühholoogilise manipulatsioonikampaaniaga, mida tegelikult keegi ei usu. Ja lisaks sellele, toetudes selliste inimeste nagu Trita Parsi ja Sohag Amhari nõuannetele, kellest üks kaasasutaja oli islamirežiimi mitteametlikul lobigrupil Washingtonis. Ja Taine, kes on kogu oma karjääri jooksul pidevalt oma seisukohti muutnud, toetab antisemiite ja võtab raha George Soroselt. Parsi ise tuleks tegelikult Ameerika Ühendriikidest välja saata ja Amhari on lihtsalt koomakas narr, kes hängib koos Code Pinki ja ilmselt süüdi mõistetud pedofiili Scott Ritteriga, kellest sai pro-Putini käsilane. Need on inimesed, kes nõustavad Valget Maja läbirääkimistel Islamivabariigiga. Pole ime, et vastastikuse mõistmise memorandum kukub täielikult läbi. Kui sa ei mõista ajalugu, kordad seda paratamatut ja mul on sulle 3 näidet, et seda selgitada. Esiteks, JCPOA. Pärast rakendamispäeva 2016. aastal anti umbes $50 miljardit kättesaadavaid ressursse tagasi režiimi kätte, mis oli juba maailma juhtiv terrorismi toetav riik. Teades väga hästi, et osa sellest rahast jõuab tõenäoliselt Iraani revolutsioonilise kaardiväe või teiste terrorirühmituste kätte. Mis siis pärast leevendust juhtus? Kas režiim muutus mõõdukamaks? Ei. Nad jätkasid ballistiliste rakettide katsetamist, jätkasid Assadi sõja toetamist Süürias, jätkasid Hezbollah rahastamist, toetasid Hutisid ja Hamassi ning jätkasid sama piirkondliku terrorivõrgustiku ülesehitamist. Mida nüüd kõik teesklevad, et saab tuumaküsimusest lahus hoida? Aastaks 2018 hindasid USA ametnikud, et režiim andis ainult Hezbollahle umbes $700 miljonit aastas. Välisministeerium ütles samuti, et režiim andis Palestiina terrorirühmitustele, sealhulgas Hamasile ja Islami džihaadile, igal aastal umbes $100 miljonit. See raha ei muutnud režiimi mõõdukamaks. See raha aitas režiimil ja nende juba loodud süsteemil püsida ning lisaks seda laiendada. Mitte midagi sellest ei läinud Iraani parandamiseks. Teiseks näiteks toon Süüria, sest Süüria näitab tõesti, mida režiim tähtsustab, kui tal tuleb valida omaenda rahva ja oma revolutsioonilise, genotsiidilise projekti vahel. Kui iraanlased kannatasid inflatsiooni, majandusliku kokkuvarisemise, veekriiside ja infrastruktuuri lagunemise käes, siis režiim suunas raha selleks, et hoida võimul lihunik Assadi. Välisministeerium teatas, et režiim on alates 2012 aastast kulutanud üle $16 miljardit Assadi ning teiste partnerite ja käsilaste toetamiseks Süürias, Iraagis ja Jeemenis. Nüüd on teised hinnangud veelgi kõrgemad. Analüütikud jälgisid Iraani naftasaadetisi Assadile ainuüksi aastatel 2013-2018, mis ulatusid enam kui $10 miljardit. See ei ole valitsus, millel puuduksid ressursid. See on valitsus, kes tegi teadliku valiku kulutada miljardeid dollareid massimõrvari toetamiseks Damaskuses, selle asemel, et ehitada oma rahvale toimivat riiki.
Kolmas näide on pantvangi diplomaatia. 2016. aastal maksid Ameerika Ühendriigid režiimile $1,7 miljardi suuruse kokkuleppe alusel, mis oli seotud vana relvanõudega, sealhulgas algse $400 miljoni suuruse sularahamaksega. Samal ajal vabastati Ameerika pantvangid. Nüüd väitis Obama administratsioon, et see oli seaduslik kokkulepe, kuid tunnistas ka, et sularaha kasutati survevahendina seni, kuni vangid olid vabastatud. Siis 2023 aastal kasutas režiim taas pantvangi diplomaatiat, et $6 miljardit naftatulu Katari kaudu uuesti mängu panna, isegi kui see raha oli ametlikult piiratud humanitaarotstarbeks. Probleem pole ainult selles, kas konkreetset dollarit saab seostada konkreetse terroristiga. Probleem seisneb selles, et režiim õppis, et pantvangid loovad mõjuvõimu. Mõjuvõim toob raha ja raha aitab režiimil ellu jääda. Seepärast ongi praegune teooria nii hullumeelne. Režiim on juba näidanud meile, mida ta ressurssidega teeb. Kui režiim sai pärast JCPOA-d ligikaudu $50 miljardit kättesaadavaid varasid, ei muutunud ta mõõdukaks. Kui tal oli piirkonnas miljardeid kulutada, valis ta Hezbollah, Hamasi, Hutid, Assadi, Iraagi relvarühmitused, raketid ja IRGC. Kui pantvangide võtmine tõi kaasa makseid või juurdepääsu külmutatud vahenditele, ei lõpetanud ta pantvangide võtmist. Ta jätkas sama taktika kasutamist, sest see töötas. Ja pole vahet, kust raha tuli, kas USA maksumaksja dollaritest või režiimi enda külmutatud varadest, sest raha on asendatav. Nii et küsimus president Trumpi ümber olevatele inimestele, kes arvavad, et rohkem ressursse muudab selle režiimi kuidagi mõõdukamaks, on väga lihtne. Mille põhjal? Millise näite põhjal, millise aasta põhjal, millise järeleandmise põhjal, mis tõi kaasa parema käitumise? See režiim ei võta raha vastu ja ei muutu normaalseks. See võtab raha ja ekspordib 1979. aasta islamirevolutsiooni. See võtab selle raha, ehitab üles enda toetatud rühmitusi ja säilitab iseennast, samal ajal kui Iraani rahvas jääb elektrikatkestuste, vaesuse, hukkamiste ja jätkuva repressiooni meelevalda. Probleem ei ole selles, et Islamivabariigil oleks jälle raha puudu, vaid selles, et iga kord, kui nad raha saavad, näitavad nad meile täpselt, mida nad väärtustavad. Ja just sellepärast ei tohiks sellele režiimile anda ei sularaha, külmutatud varasid, sanktsioonide leevendust ega uut majanduslikku päästerõngast. Nüüd lõpetame selle nädala rubriigiga hea, halb ja inetu, alustades meie halva looga, et lõpetada positiivse noodiga. Selle nädala halb on rahandusminister Scott Bessent. Ja miks? Sest vaid mõned nädalad tagasi selgitas Bessent avalikult, et Iraani nafta jaoks ei tule erandeid, et blokaad toimib ja režiim on peagi sunnitud tootmise lõpetama. Tema sõnum oli lihtne. Maksimaalne surve kahjustas režiimi ja Ameerika Ühendriikidel polnud mingit kavatsust neile päästerõngast visata. Liigume nüüd viimase nädala juurde ja rahandusministeerium on teinud täieliku kannapöörde. Ameerika Ühendriigid on nüüd andnud 60-päevase üldloa, mis lubab režiimil müüa toornaftat, naftatooteid ja naftakeemiatooteid rahvusvahelisel turul. Luba võimaldab ka panganduse, laevanduse, kindlustuse, transpordi ja teiste teenuste kasutamist, mis on nende müükide hõlbustamiseks vajalikud ning isegi lubab tehinguid USA dollarites. Las ma saan nüüd õigesti aru. Aprillis öeldi meile, et režiimi nafta eksport tuleb täielikult peatada. Meile öeldi, et blokaad toimib. Meile öeldi, et erandeid ei tule. Nüüd öeldakse meile, et need samad naftamüügid, need samad tuluvood, need samad laevandusvõrgustikud ja need samad finantstehingud on tegelikult hea mõte. Ilmselt muutus režiim maailma juhtivast terrorismi toetajast raskustes alustavaks ettevõtteks, mis lihtsalt vajas paremat ligipääsu ülemaailmsetele turgudele. See erand võib režiimile ainuüksi järgmise 2 kuu jooksul tuua ligikaudu $10 miljardit. Ja see on esimene kord aastakümnete jooksul, kui režiim võib avalikult müüa naftat USA loal, mitte sanktsioonidest kõrvalehoidmise võrgustike kaudu. Ausalt öeldes ma ei tea, mis muutus kiiremini, kas rahandusministeeriumi poliitika või selle mälu. Samal ajal liigume selle nädala inetute teemade juurde. Selle nädala inetu lugu on vastus memorandumit MOU puudutavale kriitikale, mille andsid internetis mõned presidendi silmapaistvaimad nõunikud ja konsultandid. Ja taundub, et viimase 2 nädala jooksul on toimunud koordineeritud katse nende kriitikute vaigistamiseks. Alex Brussovits, Anna-Paulina Luna, kongressi liige, samuti Donald Trump Jr. ja teised on kulutanud erakordselt palju aega nende inimeste ründamisele, kes on Trumpi administratsiooni memorandumile MOU vastu. Kriitikuid süüdistatakse botideks või välismaisteks mõjutusagentideks olemises. Ilmselt on uus reegel see, et kui sa arvad, et naftasanktsioonide tühistamine ja raha andmine mullahidele või läbirääkimised Liibanoni üle on halb mõte, siis sa ei ole enam lihtsalt kaasameeriklane teise arvamusega, vaid oled tegelikult välisriigi agent.
Kes oleks seda osanud arvata? Eelmise nädala lõpus, samal perioodil, peatati üle 100 konto, mis kritiseerisid J.D. Vance'i ja vastastikuse mõistmise memorandumit, eriti Iraani ja juudi kontod. Platvormil X. Põhjuseks, nagu platvorm ise kirjeldas, ebaautentne käitumine. Ja kas on üldse üllatav, et see skandaal on seotud Alex Brusavitsiga, Trumpi sotsiaalmeedia konsultandiga, kellel muide on ka endal sidemed Katariga? Ja oli hiljuti Tucker Carlsoni külaline. See on inimene, kes on juba üsna pikka aega sotsiaalmeedias juudi kontosid ahistanud. Üsna haledas ja pealiskaudses J.D. Vance'i kaitses. Ta on juba nädalaid vihjanud, et mingi salakaval Iisraeli mõjutustegevus püüab MOU-d õõnestada, kuid ei esita selle kohta mitte ühtegi tõendit. Kui teda sellepärast korrale kutsutakse, väidab ta, et on igasuguse välismaise sekkumise vastu, esitamata endiselt ühtegi tõendit Iisraeli või juudi vandenõu kohta ja jättes mugavalt Katari tähelepanuta. See on seesama väike troll, kes ründas vabariiklasi, kes lahkusid Heritage Foundationist pärast Kevin Robertsi antisemiitlike kommentaaride tegemist. Ja Katar lennutas ta koos tuntud Katari lobistiga Lähis-Idast välja, kui sõda puhkes. Nüüd käitub ta nii, nagu oleks Trumpi kritiseerimine miski eriline. Riigi reetmine. Keegi on veetnud liiga palju aega katarilastega. Meie Ameerikas nii ei tee, Alex. Mulle tundub ka naljakas, et ta väidab end olevat maga ja Trumpi pooldaja, kuid esineb Tucker Carlsoni saates ja nimetab teda isegi sõbraks, kuigi Carlson on kui Trumpi ja nüüd ka vabariiklasi kritiseerinud. Aga muidugi, Alex, Mark Levin on probleem. Mis teeb kogu selle olukorra eriti absurdseks, on see, et paljud inimesed, keda Alexei ja ka Donald Trump Jr. laimavad, ei olnud üldse mingid botid ega palgatud poliitilised töötajad. Nad olid Ameerika ajakirjanikud, mõnel juhul Ameerika veteranid, Araabia Ühendemiraatide liitlased, riikliku julgeoleku eksperdid ja kommentaatorid. Need on inimesed, kes vaatasid seda kokkulepet ja jõudsid teistsugusele järeldusele kui Valge Maja. Buzz Patterson, Stella Escobedo, Eitan Fischberger, Amjad Taha ja teised tuntud isikud, kui nimetada vaid mõnda. Selle asemel, et võtta tohutut kriitikat kui märki, et võib-olla teete midagi valesti, reageerivad need Trumpi ametnikud hoopis teiste ameeriklaste ründamise ja nende hääle vaigistamisega. Kui see vastastikuse mõistmise memorandum on tõesti nii hea kokkulepe, peaksid selle pooldajad suutma seda faktidega kaitsta. Neil ei tohiks olla vaja laimamist, vandenõuteooriaid ega lojaalsusteste. Ja kahjuks Alexi jaoks ei ole see selle vastastikuse mõistmise memorandumiga nii. Kui presidendil oleks üldse mõistust, vallandaks ta selle ebalojaalse, ärganud parempoolse wannabe fašisti ja vabastaks end seotusest selle kaotajaga. Ja nüüd lõpuks headest asjadest. Selle nädala hea on miski, mis on mulle juba ammu südamelähedane, kuna mul endalgi on Armeenia perekond. Iisrael on lõpuks astunud sammu, mis oleks pidanud toimuma juba aastakümneid tagasi, ametlikult tunnustanud armeenlaste genotsiidi. 28. juunil hääletas Iisraeli valitsus armeenlaste genotsiidi tunnustamise poolt, mis toimus Osmanite impeeriumi viimastel aastatel 1915-1917, pärast seda, kui välisminister Gideon Saar tõi selle ettepaneku valitsuse ette. Nüüd ütles Saar pärast hääletust, et õige asja tegemiseks pole kunagi liiga hilja. Umbes 1,5 miljonit kristlasest armeenlast mõrvati, küüditati, näljutati ja aeti oma iidsetest kogukondadest välja alates 1915 aastast. Ja üle sajandi on Türgi jätkanud juhtunu eitamist, pisendamist või moonutamist. Nad on kustutanud ajaloolisi ülestähendusi. Nad on ähvardanud tervet riike selle eest, et need tunnistavad, mida nende eelkäijad tegid. Mõnel juhul on nad selle isegi seadusega keelustanud. Iisrael vältis häbiväärselt aastakümneid ametlikku tunnustamist diplomaatilise tundlikkuse tõttu Türgiga ning hiljem ka strateegiliste kaalutluste tõttu, mis olid seotud Aserbaidžaaniga. Need mured olid tõelised, kuid need ei õigustanud kunagi seda, et juudi riik keeldus avalikult ütlemast, et armeenlaste genotsiid oli tõepoolest genotsiid. Mõned on täna kritiseerinud praegust valitsust selle eest, et see tegi seda poliitilise sammuna Türgi vastu. Ja kuigi on tõsi, et genotsiidi tunnustamist ei tohiks kasutada poliitilise relvana, on tulemus kahtlemata moraalselt õige ja ammu oodatud. Ja Türgi Erdogani juhtimisel on aastaid süüdistanud Iisraeli genotsiidis, samal ajal kui tema enda valitsus keeldub endiselt tunnustamast Armeenia rahva vastu toime pandud tegelikku genotsiidi. See silmakirjalikkus tuleks välja tuua, kuid see ei peaks puudutama ainult Erdogani või Türgit. See peaks olema armeenlaste kohta, sealhulgas Jeruusalemmas elava Armeenia kogukonna kohta, kes on säilitanud oma ajaloo, usu ja mälu, hoolimata sajandipikkusest eitamisest. 2026 aasta seisuga on 32 ÜRO liikmesriiki, sealhulgas USA, Kanada, Venemaa ja Saksamaa, ametlikult tunnustanud armeenlaste genotsiidi. Iisrael oleks pidanud olema üks esimestest, mitte üks viimastest. Kuid sellest hoolimata olen ma isiklikult selle nimel aastaid lobitööd teinud.
nii et selle nädala hea uudis on see, et Iisrael astus lõpuks selle moraalse sammu, tunnustades armeenlaste genotsiidi ja mõistes hukka selle eitamise. Ja sellega tõmbame sellele nädalale joone alla. Olen tagasi järgmisel nädalal, nagu tavaliselt, uute lugudega sellest piirkonnast. Kui teil on mulle vihjeid, siis võtke julgelt ühendust X'is Emily Schroederi nime all või Instagramis Emily in Tel Aviv. Näeme järgmisel nädalal siin Axis of Truthis JNS-is.